Selles videos räägin, miks osaline või täielik paastumine võib nii oluline olla paljude haiguste ennetamises ja ravis ja mis asi on autofaagia. Ma ei ole kindel, et kõik olete kuulnud autofaagiast, protsessist, mille käigus organism seedib ära kahjulikke vanu, muteerunud rakke, aga ka bakterite ja viiruste jääke. Autofaagia on tõenäoliselt organismi üks vanimaid enesekaitsemehhanisme, sealhulgas pahaloomuliste protsesside ning närvisüsteemi haiguste eest, nagu näiteks Alzheimeri tõbi. Autofaagiat esineb kehas pidevalt, kuid on tegureid, mis seda stimuleerivad ja vastupidi pärssivad. Mis stimuleerib autofaagiat? Mõõdukas stress, sealhulgas saun, regulaarne trenn, piisav uni, paastumine, ingver, chaga, kohv ja roheline tee, granaat, õun, küüslauk ja kurkum, mis pärssib autofaagiat. Tugev pikaajaline stress, unehäired, ülesöömine ja ülekaalulisus, suhkrurikka ja süsivesikurikka toidu söömine, alkohol, vähene liikumine. Kõige võimsamad autofaagia stimuleerimise vahendid on täisväärtuslik uni, vahelduv või intervall paastumine, suhkru ja süsivesikute vaene dieet, samuti regulaarne treening. Autofaagia käivitub täies mahus peale paastumist vähemalt 16 tunni jooksul. Selleks sobiks ideaalselt vahelduv paastumine, kui sööksite ainult 2, maksimaalselt 3 korda päevas ilma vahepaladeta, vahemikus kuni 8 tundi ja ülejäänud 16 tundi võib juua ainult vett või teed. Mida kauem paastute, seda intensiivsem on autofaagia. Regulaarne intervall paastumine koos süsivesikute vaese dieediga viib põletiku, suhkru taseme, kolesterooli taseme normväärtusteni, pärssib pahaloomuliste kasvajate diabeedi ja Alzheimeri tõve teket. Tuleb vaid alustada ja siis saab regulaarsest paastumisest teie tavalise elu üks oluline ja tervislik osa, millest te enam kunagi ei kahetse. Ja pidage meeles, teie tervis on teie kätes.